Rõõm jälle kohtuda. Nii oli kombeks teid tervitada Viljaveski saates 30 aastat tagasi. Täna aga vaatame filmitriloogia Kivisahka 3. osas, kuidas on jõutud muinasaja põlluharimisest tänapäeva tipptehnoloogiani. Tunneme huvi, kuidas uued põlvkonnad on suutnud esiisade talupoja tarkusi ajas edasi viia. On leiutajad teinud palju ära, et kergemaks meil muutuks elujärg. On vikatid ja sirvid kadunud ära ja kadunud on hobune ja härg. Künna, 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 äesta väeta, künna, künna, pide, torista. Künna, 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 äesta väeta, künna, künna, saabki korista. Ma parandajad maad on parandanud, kes hoid on muutnud vilja kandvaks maaks. On aretajad sorte aretanud, et üha rohkem saakis salve saaks. Künna, 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 äesta väeta, künna, künna, kive, korista. Künna, 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 äesta väeta, künna, künna, saaki, korista. Öisa säästa, masin müha, ma vilistan. Anna pitta, ära putta, öisegu kõik masinad. Enne, kui hakkame süvenema mullaharimise uutesse võimalustesse, anname sõna Adrausku põllumeestele ning vaatame, millistele kogemustele on rajatud nende seisukohad. Olustele künnivõistlused on saanud kenaks traditsiooniks, kus sügisel kogunevad kokku noored kündjad, juba staasikad kündjad. Tulevad põllumehed, korraldavad oma õppepäevi, infopäevi, ehk siis selle künnivõistlus on laienenud suuremaks ürituseks. Arvan küll, et Eesti künnikultuur on väga kõrgel tasemel. Ja seda teadmist, seda kogemust tuleb edasi kanda, sellepärast, et mine tea, kuidas elu muutub, kuidas loodus areneb ja ühel hetkel on jälle vaja neid põlvkondade jooksul inimestesse ladestunud teadmisi, vanu põlluharimisvõtteid tegelikult ka reaalses põllumajanduses uuesti kasutusele võtta. Aeg on näidanud, et elu areneb spiraali mööda ja ma usun, et nii on ka selle künniga. Adrameestele pole austuse ja kiitusega kitsi oldud ja seda kinnitab ka Eesti Päevalehe rahvaküsitlus Eesti asi, kus künnivõistlused said läbi aegade Eestimaa ehedate ettevõtmiste seas 5. koha. Hea tahte saadikutena olid tunnustust vastu võtmas künnimeister Kaspar Järvala ja agronoomajakirjanik Heino Laiapea. Ürituse korraldaja Rein Sikk aga hindas eriti kõrgelt küsitluses osalejate arvukust. Mis tuli välja? Tuli välja midagi enneolematut Eesti ajakirjanduse ajaloos. Nimelt, trükiajakirjanduse korraldatud võistlusel ei ole mitte kunagi osalenud 85 000 inimest, kes andsid oma hääle ja see oli midagi enneolematut. Traditsioonidel on oma koht, aga tõtlik aeg kutsub põllumeest endaga sammu pidama. Juba 10 aastat käib Eesti põllumeeste hulgas poleemika, mida teha edasi künniga. Kas jätkata nii, nagu seda tegi kunagi Karl Robert Jakobson ja nii, nagu tegid meie esiisad 100 aastat tagasi ja 100 aasta jooksul, või minna hoopis uut teed. On tulnud uued masinad, minna minimaliseeritud põlluharimise teele, mida ette võtta. Vaatame, mida arvavad põllumehed täna. Mina olen ka üks niisugust tegelasi Penningi masinaühistus. Me juba 7 aastat ei ole üldse kündnud enam. Tähendab adraga kündnud. Aga sisuliselt me künname, sest meil on agregaat, millel on ees ketasader. Tähendab, ta on ühtepidi kettad ja teistpidi kettad. Ja ma võin selle ketasadra lasta kuni 25 cm sügavuseni. Aga teravilja jooks on nii palju vaja, kasutame 15-20. Aga ma ju künnan ta tegelikult vaktiliselt ära siiski. Ainult, et mu see adra tüüp on natuke teistmoodi. Hobipõllumehena ma olen pöördunud tagasi künni poole, et
Ma paar aastat või paar-kolm aastat proovisin siin ka seda nii-öelda minimeeritud mullaharimistehnikat ja tegelikult avastasin enda jaoks selle, et selline minimeeritud tehnika nõuab oluliselt rohkem keemiat. Ja kuna ma just võib-olla kõige sõbralikum keemiaga ei ole, siis ma olen arvamusel, et nii-öelda künd on selle sama vegetatsiooniperioodi lõpus üks ütlemata oluline protsess. Ühest küljest jääb põllule ju üsna palju orgaanilisi jäätmeid, need on tarvis mulda viia ja ilma künnita seda on üsna raske teha. Ka orgaanilise väetise laotamine või laotatud orgaaniline väetis tuleb ju mulda viia. Ka seda tuleb künniga teha. Künd on väga energiamahukas mullaharimise-operatsioon, sest nii palju mulda ei teisaldata ühegi teise mullaharimise riistaga kui adraga. Aga see on viinud ka selleni, et adratööstus samm-sammult ja pidevalt areneb. Nii, töö käib selles suunas, et vähendada sahkade veotakistust. Nii, kasutatakse materjali, mis on väiksema hõõrdumistakistusega. Ega päris ilma künnita ei saa. Ausalt öeldes, kui see otseviljelus tulid ja otsekülvikud, siis paljud hakkasid väga hurraaga arvama, et kündi üldse vaja ei ole. Ja ka oma Kämarantsu talupõldudel me mingi 3 aastat püüdsime osa põldusid teha otsekülvikuga. Tõesti, see harimise kulu on väiksem. Kuid praktika ikkagi näitab seda, et mingite aastate tagant kündma peab. Päris otsekülviga ei saa ja ma tean siin ka mõned suuremad majandid, näiteks Adavere, ja kes on otsekülvist loobunud. Arvan, et sellele päris kindlat ja ühest vastust vist ei ole. Et kunagi ju räägiti ainult kündmisest ja mullateadus oli häälestatud kõik sellele, et kogu mullaharimine toimub künnipõhiselt ja kõik oli teada, mis toimub mullas peale kündi, kuidas see on vajalik mulla õhustatusele, mulla veevarustusele, alahapendiliste ühendite hapendamisele ja nii edasi, siis nagu oli kõik see teoreetiliselt mõeldamatu, et me järsku ei künna. Noh, nii meie kui ka paljud teised on nüüd aastate jooksul harinud põldu ka ilma künnita minimeeritud harimisega ja on saadud praktiliselt sama suuri saake. Nii et ka see on võimalik. Kuid kogu see protseduur peab olema eelnevalt väga hästi läbi mõeldud, et suudaks kõik vajalikud tööd õigeaegselt ära teha. Ja kindlasti peab olema ka hästi läbi mõeldud nii umbrohutõrje kui putukatõrje, sest kui neid mulda ei vii, siis nende levik kindlalt suureneb. Teravilja all on Simuna-Joaksil circa 3000 hektarit, vahest 50 hektarit siia-sinna poole. Minevik ei ole künd kindlasti, aga künname circa umbes üle 3 aasta. Sellepärast, et taliviljad enamus lähevad meil mulda otsekülvina. Võtame rukis ja nisu. Rapsi ja rüpsi pinnad on eelnevad kindlasti küntud. Keemiat me ka väga palju ei kasuta. See on ikkagi, ütleme, just ristiku allakülvid ja need annavad oma väetised. Kasutame ernest ka sisse künniks talivilja alla, mis annab väga head efekti. Aga ikkagi proportsioon jääb selline, et aastas künname kuskil alla 1000 hektari natuke. Maakerast saame kauni, kuid ainult pindmise pildi lennukilt või helikopterilt vaadates. Filmioperaatoril on rõõm jäädvustada künnimeest, kelle adra taga linnuparved lendavad. Kalamees on aga nõutu, kui mullast vaid üksiku vihmaussi leiab.
Mesinik ajab taga taimeõite mürgitajaid ja haihtunud sülemeid, sest tarud on tühjaks jäänud. Oleme ju harjunud ikka rohkem võtma kui andma. Veel hiljuti ei oodanud me looduselt armuande. Hakkasime iga hinna eest tootmist intensiivistama, pestitsiide, herbitsiide kuritarvitama. Ometi oli ka tol ajal Eestimaal põllumehi, kes kõrgete saagimeistrite aunimetustest ei hoolinud ja puhta toidu nimel maa kemiseerimisest loobusid. Kui me kunagi 89. aastal lastekliinikus alustasime biodünaamika ühingu avamiskoosolekuga, oli meid kuskil 70 inimest, kes olid lihtsalt huvilised, siis täna on ikkagi 1200 mahepõllumajanduse viljelejat. Minu arvates näitab see seda, et meie initsiatiiv 89. aastal oli ikkagi õiges kohas ja õigel ajal. Et see ei olnud lihtsalt juhuslike inimeste selline egoistlik püüe, vaid see rajanes sellise üldisemale ühiskondlikule ootusele, see rajanes tarbija ootusele, see rajanes tegijate ootusele ja meie vanaisade vaimud, kes elupäevad toidu tootmise juures on oma rasked ja kergemad hetked saatnud, lapsed ilmale toonud, olid kindlasti meiega. Kunagine saidasovhoos ei hiilanud välimise lihvi ega suurte saakide poolest. Kiviklibusel või vesisel maal pole ka nüüd saidafarmis püütudki suurt rikkust taga ajada. Küll on aga keemiavaba mahetoitu juba aastaid au sees hoitud. Ühes madalamata saakidega, mis on ligemale poole võrra tänasest Eesti keskmisest madalamad, piimatoodanguga, mis on lehma kohta ka umbes pool või õige pisut üle poole, on niimoodi, et me teeme ka oluliselt vähem kulutusi. Me ei tee kulutusi väetiste peale, me ei tee kulutusi mürkkemikaalide peale, ka seda tehnoloogiat me ei pea muretsema. Loomulikult sõnnikuvedu ja sõnniku komposteerimine osa nendest masinakuludest võtab enda alla, mis mahepõllumajanduse juurde käib. Aga üldjoontes tundub niimoodi, et see aastatuhandete pikkune traditsioon, mida on siin Eestimaal viljeldud ja väga paljuski üle maailma. Tänaseni viljeldakse üle maailma on ikkagi 2/3 toitu toodetakse ilma väetiste ja kemikaalideta. Et see meetod ennast õigustab. Väidetavalt kipuvad mahetoidu hinnad poodides tavakaubast kõrgemad olema ja mõnelegi üle jõu käima. Puhas tooraine tootmise kulude tase on võrdlemisi sarnane. Kulude erisus tekib eelkõige väikestest partiidest, pikkadest kokkuveo kuludest ja loomulikult suure hulga kulutusi lisab administreerimine. See paberimehaanika, lõputud kontrollid, sealhulgas ka väga naljakaid nende hulgas. Et see on see, mis kallidusele lisandub. On niimoodi, et kui me räägime juurviljadest ja teraviljadest, siis nende põhjendatud hinnatase on mingisugune 1,3 tavalise vilja ja juurviljaga võrreldes. Aga kui me räägime nüüd piimatoodetest, siis meie piimatooted on täiesti samas hinnaklassis tavatoodetega, nii et hinnavahet ei olegi üritanud teha. Tavapõllumehed võitlevad Euroliidust saadavate võrdsemate toetuste nimel, kuidas aga mahetootjatesse suhtutakse. Mahetootjatega on niimoodi, et tänu mahepõllumajanduse seadusele Eesti riik on otsustanud ka oma mahetootjat toetada.
Tõsi, Eestis mahetoetuse suurus on suurusjärk pisut üle 100 euri hektari kohta. Samas Leedus on see 300 euri hektari kohta, Soomes koguni peale 400 euri hektari kohta. Kuid need on sellised tänased väikesed turumoonutused, mis ajas ühtlustuvad. Ma olen väga veendunud, et see ökoloogiline liikumise suund on õige suund. Ta on õige suund eelkõige keskkonna säästmise seisukohalt, meie põhjavesi, meie CO küsimused, see, kus me viibime igapäevases elus, see muutub järjest tähtsamaks kõigi tarbijate jaoks. Kahjuks ei saa me looduse tasakaalu hoidmisest enne aru, kui oleme ta kaotanud. Miks muidu külastavad Saida farmi 10 turismigrupid Lääne-Euroopa jõukatest maadest, tõdemas tagantjärele, mida nad üliintensiivse tootmisega on minetanud? Mida siis ette võtta? Kannatab ju suur osa maakera rahvastikust näljahäda ning vaesuse käes. Ega muud, kui tuleb taimekoosluste, erinevate muldade ning masinapargi võimalused üle vaadata, kompromisse otsida ja optimaalsed valikud langetada. Lisaks iseenese tarkusele on mõistlik otsida teavet teadlaste juurest. Eesti Maaviljeluse Instituudi vanemteadur Peeter Viil on pühendanud terve oma teadliku elu maa ja masinate vahekordade uurimisele. Aastakümnete jooksul läbi viidud muldade, külvikordade ja harimisviiside võrdluskatsed teaduspargi katselappidel Kuusikul on leidnud praktilise kinnituse paljudel tootmispõldudel üle Eestimaa. Mis teeb siis teadlasi murelikuks? Katsed näitavad, et harjumuspärane, sügav künnile põhinev mullaharimine on järjest kahanevate ressursside juures liialt energiamahukas, kallis ja aeganõudev. Omaette probleemiks on negatiivsed muutused mulla struktuuris ja huumuskihis. Erinevate mullaharimisviiside saagikus üksteisest küll palju ei erine, kuid looduse ja inimtegevuse tasakaalu hoidmisel on tekkinud palju mõtlemisainet. Nagu ikka elus tuleb sageli valikuid teha ja alati ei saa valida seda, mis võib-olla kõige meelepärasem on. Tihtipeale on raha see või majanduslik tasuvus, mis sunnib valikuid tegema ja täpselt sama on ka mullaharimistehnoloogiate puhul. Üks on see, mis võib-olla tundub, et on silmaga ilus vaadata, et künname maa hästi tasaseks ja veame mitu korda üle erinevate tasandus- ja harimisriistadega ja saame väga ilusa tasase pinna, kuid võib-olla, et mulla mikrobioloogia seisukohalt see ei olegi kõige parem ja kas taimedelegi see alati kõige paremini meeldib. Inimtegevuse varjatumale poolele hinnanguid andes võiks lähtuda prantsuse kirjaniku Antoine de Saint-Exupéry igihaljast kreedost. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu. Põllumajanduses ja ökoloogilise mõtteviisi järgimisel oleks oluline pindmise mullaharimise ja mulla mikromaailmaga tutvumine. Mida see otse minimeeritud harimine siis on näidanud ka? See on näidanud seda, et ta on keskkonnasõbralikum võrreldes adraga harimisest. Ja milles see keskkonnasõbralikkus avaldub? Avaldub selles, et väga suurt mullamassi iga aasta liigutades toimub orgaanilise aine mineralisatsioon, see tähendab huumuse varu väheneb. Ja künnipõhiselt on see vähenemine, mida kergema lõimisega muld, seda suurem ja kiirem on see orgaanilise aine vähenemine. Ja see omakorda tingib seda, et mulla niisugune potentsiaalne viljakus hakkab langema. Teiseks oluliseks momendiks ja künniga võrreldes erinevuseks minimeeritud harimisel on see, et mulla elustikus toimuvad kardinaalsed muutused. Suureneb vihmausside arvukus oluliselt, sest neid mehaaniliselt ei mõjutata ja kui nüüd künniga on künnimehe saatjaks, siis varesed ajakad, kes panevad need vihmaussid nahka, mis künniga mulla pinnal tuuakse, siis minimeeritud harimise otseküll praktiliselt niisugust vihmausside hävitamist ei toimu. 2, 3, 4, 5, 6, 7
8, 9, 10, 11, 12, 13 vihmaussi 2 labida lehega tuli välja pinnal. Mida vähem seda mulda füüsiliselt mõjutad, seda parem on nende elus olendite keskkond mullas. Ja seda parem. Ja kui mullas on vihmaussi palju, see näitab mulla tervist. Mulla uurijate arvates peaks 1 ruutmeetri suurusel ja 20 sentimeetri sügavuses hea tervisega pinnases pesitsema vähemalt 300 vihmaussi. Kevadel ma panen selleks, et fikseerida selle mulla aktiivprotsesside algus ära. Kui vihmauss tuleb paku alla, see on üheks niisuguseks kindlaks tundemärgiks juba, et on mulla harimisega või üldse külvitöödega peab rutta, mitte enam mulla harimisega. Seda adraga haritud hernepõldu vaadates on silmagagi näha, et mulla tihes on nii kõva, et isegi herned maas ei seisnud. Millises mulla sügavuses aga emakese maa enda bioloogiline perekond ja adrameeskond siis pesitseb? Et mulla aktiivtsoonide määramise üks niisugune kõige lihtsamaid võtteid on, et need karjaaia postid, mis ei ole immutatud, vaid on naturaalselt pandud mulda ja kus nende iga kõige rutem üles ütleb, see on mullapinna lähedalt 0 kuni 10 sentimeetrises tsoonis. Alum, mis on sügavam mulla, sest see püsib kaua aega vastu ja see, mis on mullapinnalt väljas või maa peal, see püsib ka kaua. See on üks niisugune pindharimiste üks niisugune kriteerium või tähelepanek, mida tuleks siis ära kasutada. Ja me põllumees on seda viimasel aastatel osanud väga hästi kasutada, seda aktiivtsoonide asja just minimeeritud harimisel. Millised on aga erinevatele mullaharimisviisidele tehtud energeetilised kulutused? Ennekõike tänasel päeval sunnib valikuid tegema järjest kallinev energia hind, on see siis diiselkütus või mõni muu energiakandja, kuid põllumehed on igal juhul sunnitud sellega arvestama ja oma valikutes lähtuma sellest, et väiksema energiakuluga oma tööd tehtud saaksid. Nii et selle tõttu on üsna paljud põllumehed viimastel aastatel kündmisest loobunud, kasutatakse minimeeritud mullaharimist või siis ka otsekülvi. Rahaliselt oleme saavutanud sellise olukorra, kus meil külvile kulub või kütusekulu koha pealt siis külvile kulub meil 8 liitrit diiselkütust hektari kohta. Praktiliselt üks kõrre koorimine kulutab umbes 6 liitrit hektari kohta ja kündmisel kulub kuskil 15 liitrit hektari kohta. Ja me oleme tegelikult loobunud üldse sügisesest harimisest, et kui vanasti öeldi, et parem sügisene seasongerma kui kevadine künd, siis kahjuks minu arvates on see küll nagu pea peale pööratud. Ja see on nüüd 2 aspektist, et sügisel on päev väga lühikene, reeglina on põllud märjad, vihmased, aega kulub, kütust kulub ja kevadel tehakse see töö, mis sügisel kulub võib-olla nädal, kevadel tehakse see 1 päevaga. Ja võib-olla selle künnist mitte loobumise korral just see ajafaktor, et kunagi oli üks hollandlane, kes rääkis küll natuke teise loo, aga alati, et kui tahad ikka tuppa naise juurde minna, siis ära künna. Aga kui naise juurde minna ei taha, et siis künna lase ööd päevad läbi. Ma just seda ajafaktorit ikkagi rõhutaks selle kündmisest mitte loobumise korral, et ta teeb töö mugavamaks. Ütleme, põllud on ikkagi küntud põldudel, kipub selle künni kihi alla tekkima tihes, nad on tükimad niiskusele nagu tundlikumad nii selle põua suhtes kui ka liigniiskuse suhtes. Ja ma arvan küll, et kui meil siin 12 aastat ei ole vaja olnud künda, siis järgnevalt minu tegutsemise aja jooksul ma ei näe ka põhjust, et ma peaksin seda tegema. Aga alati kõige suurem faktor on ikkagi usk, et kui inimesed usuvad, et kündest saab parema tulemus, siis tuleb künd. Usk on võimas värk. Kogu meie elu koosneb valikutest ja mida rohkem on võimalusi, seda raskem on langetada otsuseid. Nii on see ka mullaharimisriistade hankimisel. Ja selleks ma arvan, et Eesti põllumeestel on 2 olulist kohta, kus käiakse nii-öelda kogemusi ja uusi mõtteid kogumas. On igal teisel aastal korraldatav Hannoveri mess, kus käib tõesti, ma arvan,
sadade kaupa Eesti põllumehi uudistamas ja teine iga aastatega järjest kasvav üritus on Tartu maamess, kus on ka Eestis pakutava tehnika nii-öelda kogu pakett väljas. Nüüd millist agregaati, millise mullal valida? Põllumehed on juba selle asja omal päris hästi selgeks teinud kergema lõimisega ja aeglaselt tihenevate muldade sobib pindmise harimise riist, see tähendab rullrandaal, kus võib aastaid harida ainult 80 cm sügavuselt. Kiiresti tihenevad mullad, millel huumussisaldus suhteliselt väike, seal on vaja tihedamini kobestada mulda, see tähendab, et harimissügavus peaks olema suurem. Teiseks olulis kriteeriumiks on ka harimissügavuse määramisel ja seega ka erinevad pindharimise riistade kasutamisel on see, et millist kultuuri viljelda. Teraviljad, mida me kasvatame taliteraviljade või tähendab rapsi ja rüpsi järel, seal piirdume pindmise harimisega, ei ole vaja sügavalt harida. Rüps ja raps vajavad aga kobedamaks haritud mulda ja see nõuab nüüd mulla kobestamist. Öeldakse, et seda me saavutame adraga. Tegelikult meie tootmiskatsed, mida me oleme väga palju teinud Eestimaa erinevates piirkondades, näidanud seda, et selle kobedusastme tagavad just need rullkäpprandaalid, millega siis kobestas muld ära. Ja agregaadi valiku üheks kriteeriumiks on muidugi tootmise maht. Et kui see tootmise maht on alla 500 hektari, siis muidugi ei ole nii suure tootliks või kallist agregaati mõtet soetada, sest antud nende pindharimise riistade tööressurss on ikka vähemalt 5 aastat. No 5 aastaga nüüd täiestuvad need agregaadid ja paratamatult siis tuleb uuele ringile minna ja täiuslikumad agregaate varuda. Nii et ja suurema tootmisüksuste puhul on siis muidugi hästi tootlikud masinad. Siin saab näha kivikoristusmasinad Kivipekka 5, mis on levinud Eesti põldudel juba 2005. aastast. Korjab ära lahtised kivid eelnevalt kultiveeritud põllul, soovitav kasutada kuivema ilmaga ja kivide suurus siis 5 mm kuni 30 cm. Oma valikute tegemisel olen mina üritanud alati lähtuda sellest, et nii nagu põllumehena minu tööriistad on valdavalt maaharimise ja külviriistad, siis ma arvan, et iga teine ametimees väidaks seda sama, et tööriistad peavad olema väga head, kvaliteetsed, vastupidavad ja vähese hooldusvajadusega või võimalikult vähese hooldusvajadusega või kuluga rahaliselt. Ja põllumeestel peab olema endal nii palju sellist talupojatarkust, et osata nagu kõikide pakutavate masinate nii-öelda head ja vead läbi näha, ette hinnata ja oma kogemuse põhjal ka teatud sellised tugevuse nii-öelda ja vastupidavuse momendid välja tuua. Kui vanasti määras talu jõukuse hektarite ja hobuste arv, siis nüüdki pole palju teisiti. Ainult hea tööhobuse asemel loetakse ka poti kaane all kokku hobujõude ja taskus raha. Ja on, mida valida. Mullaharimise juures on meil kasutusel monokülvikud. Viimase ajal aga kombikülvikud, mis seemne ja väetise korraga mulda viivad. Tartus võis näha tuntud firmade masinapere uusi liikmeid, GPS geokontrolli süsteemiga kombikülvikuid. See on siis kombikülvik selles mõttes, et tal on rondaal ja külvisektsioon eraldi. Siin on nüüd ees tasandamise sektsioon. Siis tuleb maaharimise jaoks rondaalisektsioon. See võimaldab siis külvata kas otse või siis sügavkobestiga haritud maasse. Siis peale seda, kui me oleme seda maad harinud ja segamine ajanud, tuleb tihendussektsioon, mis siis külvi eelselt tihendab mulla paraja lasuvus tihenduse peale, et meil seeme ilusti kasvama seal saaks. Siis tulebki seemendid. Siin on tugevate lehtvedrudega seemendid, 190 kg ketta peale jõudu, mis võimaldab siis otse külve teha ja minimeeritud harimise külve. Ning seemenditele järgnevad seemneridade tihendusrattad, et antakse seeme, pannakse kontakti selle mullaga hästi, põhimõte, et vesi jookseks selle koha pealt läbi, kus on seeme ja jaurustuks seemneridade vahelt. Ja kõige lõpuks järgneb siis äkkesektsioon, vedrugi äkke. Ülekatet
püütakse siis juhtida niimoodi, et ei külvata üle ei väetist, ei pritsita mürkkemikaale ja mehel on hästi raske seda kontrollida, et kui on näiteks 24 meetrit või laiemad poomid ja asjad, et kuhu ta on külvanud ja kuhu ta ei ole, põllud on kiilukujulised ja nii edasi. Et siis pannakse masin seda ise tegema, et GPS teab masina koordinaate ja teab, et siin on juba käidud, siin on mürki saanud ja nii kui pritsitiib satub sellesse alasse, kus on juba pandud, lülitatakse välja. Ja see teeb töö hästi lihtsaks, sest et mees sõidab kogu aeg ja masin ise siis hoolitseb selle eest, et ta paneb õigesse kohta selle kemikaali maha. Külvan mööda põldu ja ma näen, mis masin teeb, kuhu ta külvab. Ja nüüd, kui ma uuesti tulen järgmise tiiruga ja sinna, kui ma olen väetist külvanud, siis sinna ta enam ei külva. Ta lülitab masina välja, ei tee üle külve. See hoiab tohutult kokku väetist materjale pritsiga täpselt samamoodi. Ja mehel on stressivaba, ta sõidab, masin ise vajutab sisse välja. Käesolevast aastast toob Sampo Grupp maale inglise firma Weaving Machinery otsekülvikut. See on siis tõesti ainult otsekülvik selles mõttes, et tal ei ole ees mingit mullaharimise riistu ja külvab otse seemet. Ja iseenesest veojõu tarve seal külvikul on väike, saab hakkama ka kuskil 140 hobujõuga. Nii et sellise 8-meetrise otsekülviku jaoks on see väga vähe tegelikult. Ja mis on siis selle külviku eripära, on see, et 2 kettaga surutakse seeme mulda ja ratastega samas tihendatakse see külvikoht ära. Kui Joosep Tootsi isa Ülesoolt seda masinate paraadi näeks, ütleks ta pojale. Uhke on see väljanäitus küll, aga mis need kaadervärgid suudavad põllul korda saata? Sellepärast läksime ühte eriti rajusemat täis otse külvikut uudistama kevadtööde ajal ühele Põlvamaa põllule. Osaühingus Pirmastu tegutseb nutika peaga põllumees Toomas Tobreluts, kes oma poegadega juba mitmendat aastat uus Meremaa päritoluga imemasina Cross-Slotiga edukalt põlde harib. Kaugemalt vaadates ei saanud küll Tobrelutsude omamoodi kevadkülvist suuremat aru, sest kündmata ja harimata maale läks seeme ja väetis otse kõrre põldu. Põldu, kus viligi oleks nagu sügisel jäänud poolenisti koristamata. Kõrs küll püsti, aga viljapead kadunud. Ega ometi hiired. No kus sa sellega? Et eelmisel koristusperioodi keskel me saime kätte Inglismaalt selle heedri, mida me nimetame raatsiovaks heedriks, mõned nimetavad ka rebivaks heedriks, sest sellel heedril ei ole vikatit. Selle asemel on trummel, millel on sõrmed küljes ja sisuliselt see trummel nopib nende sõrmedega siis viljal pead ja terad otsast ja siis kõrs, teravilja kõrs jääb püstiselt seisma ja seetõttu põhk jaotub siis põllu peal ühtlaselt. Kompainist jooksevad läbi siis ainult terad ja aganad. Et selle heedri eeliseks on veel see, et kompaini tootlikkus tõuseb umbes 30%, mõnedel andmetel ka rohkem. Heeder on võimalik kasutada siis igasuguse kompainiga. Tehasest tellib siis selle heedri kas siis New Hollandile, John Deere või gaasikompainile. See on siis firma Crosslot külvik, otsekülvik, mis nüüd on üles tõstetud põhiline see seemendi ja tööorgan, mis paneb siis seemne ja väetise mulda. Külvik on pneumo, väetis antakse ette ja seeme antakse ette pneumaatiliselt õhuga. Ja siin on näha siis see põhiline seemendi organit. Siin on lõikeketas, mis lõikab vao lahti. Ühel pool on nüüd väetis ja teisel pool ketast on vili seeme. Sealt tuleb siis torust nii seeme? Torust tuleb siis, ühest torust tuleb seeme, teisest väetis. Ja väetis ja
seeme siis asetatakse mulda sellesse ristvakku, mille see seemendi moodustab. Ühele poole vakku läheb seeme, teisele poole väetis. Ja kuskil nende väetise ja seemne vahe jääb siis vähemalt 1-2 sentimeetrit, mis on küllalt optimaalne taimekasvu seisukohast. Crosslot tähendabki siis ristvagu. Selle eelis on siis see, et kui nüüd see ketas surub ka põhu vakku, siis seeme ei lähe kontakti põhuga. Kaksikketas seemenditel põhipuuduseks ongi otsekülvi see, et kui põhk surutakse pao põhja ja sinna tera vahele, siis see tera ei idane. Idanev keskkond on Crosslot tehnoloogias tunduvalt parem. Ja see on ka põhiline eelis. Ökoloogilise lähenemise eest maasse kuulutas Eestimaa Looduse Fond Dobrelutsude perefirma Pirmastu Eesti kõige Läänemere sõbralikumaks põllumajandustootjaks. Kuidas aga kündmata ja harimata põldudel tunnevad ennast umbrohud ja taimekahjurid? Otsekülv on keskkonnasõbralik, tähendab, seal tulevad siis põllumehele kasulikud putukad, arenevad ja kasvavad seal ja ka kahjulikud. Meie räägime siiamaale ainult kasulikest, aga alati tuleb tehnoloogiate puhul rääkida ka, et mis on kahjulikud. Kahjulikud on näiteks otsekülvi puhul nälkjad. Nälkjate kahjustus, see võib olla niisugune epifütootiline. Üle mitme aasta jälle on niisugune suurem kahjustuse tsükkel. Aga kasulikud putukad on seal entomofaagid jälle. Need söövad jälle kahjulikke putukaid. Need entomofaagid, jooksiklased, siis tämblikulaadsed mitmesugused söövad jälle ja lepatriinud söövad siis lehetäisid. No, niimoodi tuleb nendele asjad läheneda, et ei ole ainult, et see tehnoloogia on ainult hea. Alati tuleb nimetada, et on ka halvad küljed. Et ennast uuemate tehnoloogiatega kurssi viia ja ökonoomsemalt ning loodussõbralikumalt viljeleda, on põllumehel vaja süsteemset sidet teadlastega. Koosneb ju elu pidevalt valikutest. Eks see on nüüd võib-olla nendest staasikate põllumeeste juures ei ole see väga aktuaalne küsimus, aga noored tegijad, nende puhul on see küllalt oluline ja kus seda infot saada. Ega firmad muidugi pakuvad, kas ta alati nüüd erapooletu on see firmade nõu, aga tegelikult on õppepäevad, demopäevad, sealt saab väga head nõu. Teiseks muidugi tahaks rohkem näha ka nõustajate niisugust abi noortootjad või väiketootjatele ja noortalunikele. Kunagi arvati, et kui poisist midagi muud ei saa, siis traktoristiks kõlbab ta kindlasti. Täna aga küsime, kust leida nutikamaid poisse, kes suudaksid traktoriroolis olles satelliidi ja maa vahel sina peal olla. Kuigi praegusi põllumajanduskoole võib vaid ühe käe sõrmedel üles lugeda, astutakse neis väesteski ajaga sammu ja valmistatakse ette noori tööks nii taludes kui suurmajapidamistes. Kevadel Põltsamaa ametikooli külastades tehti seal nooremale kursusele praktikatunnis veel kuiva trenni ja korrati põlluharimise elementaarteadmisi. Põltsamaa ametikoolis praegu on meil 3 kursust põllumajanduse rühmasid. Esimesel kursel täpselt arvu muidugi moment eksida on kuskil 20 ringis. Teine kursus on lühem, praegu meil siin praktika ongi teise kursusega. Need on 11 ja 3. kursus, kes on välipraktikal praegu, on 19, kui ma nüüd ei eksi numbritega. Ja enamus poisse läheb praktikale, kes siis oma tallu, kes siis kas siis ühistusse ja paljud kooliga tulejad ongi kõik maapoisid, üksikud, kes on ära eksinud ka linnast, kes tulevad meie kooli siia. Ja väljund saavad siis kooli poolt või ütleme riigi poolt siis traktoristi eriala, kui teevad ära eksamid nii teooria kui ka selle sõidueksami ja siis saavad mehanisaatori kutse ja saavad minna oma tööd tegemist tegema. Kui Säreverre Järvamaa kutsehariduskeskuse jõudsime, oli koolimaja esine noortest tulvil. Järvamaa kutsehariduskeskuses toimuvad tänavu juba 12. noortalunike võistlused. See on selline
tore traditsioon, mis on toimunud kogu aeg meie koolis. Ja õpilastele need võistlused pakuvad väga suurt huvi ja need võistlused arendavad nii taibukust, oskusi, masinajuhtimisi, sest võistlus koosneb kokku 10 alast. Nii et see, kes võidab selle võistluse ja üldse õpilased, kes võistlevad, nad peavad olema väga laialdaste teadmiste ja oskustega. Võistlused annavad seda, et koolide õpilased, meil on siin praegu Põltsamaa, Olustvere, Vana-Antsla koolidest ja meie omad, nad omavahel suhtlevad, vahetavad kogemusi, vahetavad siin muljeid, kuidas ühes või teises koolis asjad lähevad. Ja see on selline tore ettevõtmine ja õpetajatele ta on teatud määral lisakoormus. Aga kui see lisakoormus on meeldiv, siis ta ei olegi enam koormus. 1914. aastal asutati Kõomõisas venekeelne alampõllutöö kool, mis 5 aastat hiljem muudeti eestikeelseks Aleksandri põllutöö keskkooliks. 1920. aastast oli kooli uueks koduks Olustvere, kust on haritud põllumehi lastud välja siiamaale. Siin asub ka noorte künnimeste taimelava. Kui nüüd natuke tagasi vaadata, et kuidas künnivõistlused Olustverre jõudsid, siis teatud ajal peeti põllumajanduskoolide vahelisi künnivõistlusi. Praktika osa oli ka äärmiselt tugev ja näiteks ka tolleaegsed suurtalunikud ja talumehed, kuhu poisid praktikale suunati, nad lausavad, et võitlesid Olustvere poistest või pärast. Et saada endale, sest Olustvere poistel olid väga head kogemused. Eesti Aleksandri kool, 125 aastat varsti täitub selle kehtivusajast, 125. Ja see on terve Eesti ajalugu ja mitte ainult kooli ajalugu, ka Eesti ärkamise ajalugu ja nii edasi ja nii edasi. Tänane Olustvere on suutnud kooli kõrget mainet hoida ja ka edasi arendada. Läbimõeldud õppekavad, tugev tehniline baas ja praktikavajadusi rahuldav õppetalu on jätkuvalt kindlustanud kõrge kvalifikatsiooniga noorte põllumeeste järelkasvu. Sellest kõneleb ka GPS-süsteemide õpetamine ja nende jõudmine klassitoast põldudele. Seda tehnikat hakati Eestis rohkem kasutama alates 2004. aastast. Seejärel tänapäeva jõudes me arvame umbes, et seda kasutab Eestist üks 30% põllupidajatest. Mis olulisem on, et see on tulnud ka õppeprogrammidesse ja üks erenäide Olustvere kool, kes õpetab seda juba 4. aastat. Olustvere masinapargil on ta peal 4 masinal ja koolimehed ja siis ütleme õpilased, kes siin on, järjest arenevad ja saavad seda õppida. Laua peal on praegu simulatsioon, mida me kasutame siis ka messidel ja õppepäevadel. Et siis vastuvõtja, mis on kabiinis traktoril, siin on näha AB-lain, mis on salvestatud põllu ääres ehk siis töö peal näitavad tuled, et see oled täpselt õige koha peal. Kui me nüüd rooli keerame, siis me näeme, et ekraani peal visuaalne traktor liigub töö pealt ära. Et siis seda asja juht saaks jälgida küll ekraani ja tulede järgi, kuidas sellega sõita, aga et seda asja veel lihtsamaks teha, on juhtimissüsteem ehk siis mootor, mis hakkab ise rooli keerama. Kes poleks kuulnud lennuki automaatpilootidest, mis suuri lainereid kindlates lennukoridorides ühest maailma otsast teise juhivad. Nüüd siis oleme jõudnud sellega ka omal viisil põldudele, kus küntakse, randaalitakse või külvatakse elektroonika abil inimkätt vajamata. Tegemist on praegu autopiloodiga, eks ole, praktiliselt GPS-is. Just. Sa ei pea ise kausalt öelda kätte rooli peale nagu ei panegi. See nõuna jah. Ikka. Hands-free peaaegu. Hands-free, et põhimõtteliselt on võimalik süsteem ära järjestada, et ta mul põllu otsas keerab ise ringi ka, et traktorist vast ei olegi vaja enam. Ma usun, et nooremad inimesed näevad veel kiireid muutusi, kuna muutuste kiirus on aastatega kasvanud. Nüüd juhtub 10 aastaga nii palju asju, mis vanasti võttis aega 100 aastaid. Nii et
me oleme praegu alles kiirustame progressiga, kuhu see progress meid lõpuks välja viib, seda näeme vast ja võib-olla meie eas inimesed enam seda kogu ulatuses ei taju, aga meie lapsed ja lapselapsed kindlasti. Jällegi on täis aastaring nii looduses kui põllumehe töös. Ja me teeme kokkuvõtteid filmitriloogiast Kivisahka. Küll tahaks, et nähtu aitaks meil paremini mõista neid suuri muudatusi, mis on toimunud Eesti põllumajanduses aastatuhandete jooksul. Et suudaksime senise tarbeliku mõtteviisi juurest pürgida elukeskse, ökoloogilisema maailma käsitluse ja hoidmise juurde. Sõltub ju sellest nii meie püsimajäämine kui tulevik kallil koduplaneedil nimega Maa. Filmitriloogia Kivisahka on pühendatud kõigile põllumeestele ja nende järeltulijaile, kes andsid 30 aasta eest oma panuse legendaarseks saanud maarahva telesaatele Viljaveski. Lootusrikkalt vaatame uue põlvkonna tegemistele, et vanade möldrite tööjärg saaks läbi aegade ikka au sees hoitud. Üks veski seisab vete peal ja veski tööd ei tehta seal, sest veskimees on väsinud ja veskikivid kulunud. Oh, tule noor ja tugev mees ning vaata ringi veski sees. Sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse. Tee veskikivid teravaks, löö akned puhtaks säravaks. Küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veskikoormaga. Kui koorma otsas istuta, õnne eluks ajaks saad. Kui koorma kõrval kõnnib neid, siis küsi, kas toob linnaseid. Kas on tal pulmad tulemas, kas on tal armas olemas. Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse. Kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad tulemas. Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb